kus me oma tühja kassetiga siis oleme? Kas me tõesti oleme siis nagu Eesti Vabariigis, mis tahab olla eesrindlik IT-riik? Me oleme siis seaduses, mille hüüdnimi on tühja kasseti tasu. Häbi natuke istuda siukse seaduse nimetuse otsas. Ausalt küll, et tõesti, tehke see seadus normaalseks. See on ikka täis jama. See on täis jama, ma ütlen. Ma loodan, et kõik, kes mu kanalit vaatavad, on ka kursis enam-vähem, mis see tühja kasseti tasu on. Aga tahtsin paari sõnaga seda puudutada, sest ma olen seda lugenud ühest ja teisest otsast ja mõelnud ise ka selle üle ja jõudnud sellisele järeldusele, et üks asi on selge. See seadus on aegunud. Mingite kümnete miljonite nõudmine, mis on paraku küll nagu nii-öelda õige nõudmine, seadusest tulenev nõudmine, on ikka väga mage. Ja mage sellepärast, et riik ei ole teinud uut seadust. See on see probleem. Lugesin siin ja vaatasin, et 2015 tegi viimati siis ringkonnakohus otsuse, kus otsustati, et õiglane on maksta mingi pea 900 000. Ja nüüd on siis 38 miljonit. Ma täpselt ei viitsinud seda otsust läbi lugeda, mis seal täpselt oli, aga summa oli suhteliselt suur, aga mitte nii suur kui praegu. Ja nüüd on teema. Nüüd on teema, et mille eest me siis tegelikult maksame. Mille eest me tegelikult maksame ja kellele maksame. Maksame nii-öelda autorite ühingule. Ja mis asjade pealt me siis peaksime maksma? Kassette ei ole. Tühi kassett on nišitoode. Et siin see Roonemaa kirjutas artiklit tühja Tesla tasu, mis on ka hea pealkiri ja õige tähelepanek, et kõik asjad tänapäeval salvestavad. Viimne kui üks asi salvestab tänapäeval. Niipea kui elektroonika sees on, nii ta tõenäoliselt ka suudab midagi salvestada. Ja võib-olla küll sa ei saa sinna salvestada spetsiaalselt muusikat, aga teoreetiliselt on ju võimalik. Ta on küll mõeldud muuks asjaks, aga hakkad salvestama. Ja siin ma leiangi, et on natuke küsitav. Ma mõtlen, küll oleks mõnus, kui mina saaks oma töö eest võtta korduvalt tasu. Teen ära, salvestan selle üles ja siis saan uuesti tasu, aga minu töö ei ole selline. Ma saan aru, et muusika, filmid, selline salvestatud meedia, see on natuke teistmoodi. Okei. Aga mille üle tegelikult vaieldakse? Vaieldakse tegelikult selle üle, et artist teeb oma töö ära, ta salvestab selle ja tahab seda müüa ja keegi nii-öelda, et ei osta nagu. Aga ma seda ei usu. Selles mõttes ma ei usu, et on meil olemas see Spotify, aga probleem on selles, et see tasu on niivõrd väike, see 0,000 ja kõik. Aga kui me võtame asja loogiliselt, siis probleem on hoopis selles, et Eesti autorid ei suuda ennast oma klientuurile maha müüa. Mida ma silmas pean? Ma pean silmas seda, et tegelikult panevad need autorid tasuta sinna YouTube'i üles oma lood. Täiesti tasuta. Jah, seal on keegi on teinud nii-öelda piraatkoopiaid veel nende lugudest, aga nad ei ole nõudnud selle mahavõtmist. Need on seal üleval. Seal on nende laulud üleval, mingid nende, filme ei ole enamasti, aga põhimõtteliselt räägime siis muusikast. Et nad kõik on laadinud oma lood koos videotega üles. Ja nad saavad tasu ainult tingimusele, kui seal on nii-öelda YouTube'i tingimused, mis nõuab üsna suurt vaatajate arvu ja muid kõrvalisi tingimusi. Ja kui sa seda ei täida, siis sa ei saa seda raha. Mitte mingisugust raha. Seega, kui artist selle üles laeb ja ta ei ole ülipopulaarne, siis ta eeldabki, et ta ei saa sealt raha, vaid see on tema promo. Ja ta saab raha oma esinemistega. Ma ei näe siin küll mingeid muid variante nagu. Kui artist otsustab, et ta laeb tasuta üles, siis miks ta peaks saama tasu mingist 3. X kohast, kus on teoreetiline võimalus, mingi
10. astme teoreetilisus, et keegi äkki salvestab tema seda mingisuguse laulu sinna kõvakettale või mingi mälukaardile. Noh, okei, loomulikult on Eestis nagu põhimõttelisi piraate, kes ainult kõike piraadivad, aga kui sa oled ikkagi selle nii-öelda artisti fänn ja siis minu meelest oleks nagu artist peaks suutma oma fännkonnale oma plaadid või mis iganes kujul siis oma lood nagu maha müüa. Ja kui te seda ei suuda, no siis ei ole teema, siis ei ole mõtet üritada kuskilt 3. X kohast seda raha nagu saada. Ma leian, et see nagu ei ole küll õige värk siis. Ma olen ostnud, ma arvan, siin võib-olla mingitel siin viimastel aastatel, võib-olla 5 aastal viimasel näiteks, võib-olla ma olen ostnud 10 kõvaketast ja ma ei ole mitte ühelegi salvestanud mitte mingisugust muusikat või mingeid filme või mingit piraatvärki nii-öelda, sest ega seal muud mõtet pole, kui võtta seda piraatluse eest nii-öelda kaudselt raha. Miks ma peaksin maksma tasu? Ma salvestan sinna oma isiklikke andmeid. Ma salvestan sinna hoopis muid asju. Et mingid programme asju, need ei puutu mingisugusesse autorite ühingusse, mitte kuskilt otsast. Ma ei taha sellest tasu maksta. Ja ma ei usu, et on inimesi, kes tahavad sellise asjast tasu maksta. Ja suurem osa tegelikult tänapäevasest salvestavast meediast läheb ju sellesse kategooriasse, kus keegi ei salvesta mingit muusikat. Võta see Spotify või YouTube lahti ja lase seda mussi, striimi. Keegi ei salvesta. On mingid tüübid, kes salvestavad, jah, aga see on ju kaduv väike osa. Ja üritada selle kaduv väikse osa pealt teenida siis nii-öelda suurt raha, no ma ütleks küll, et sõitke seenel lihtsalt. Oleks aeg valitsusel nüüd teha uus seadus normaalseks ja tänapäevaseks ja lõpetada see jama ära. Kui sa oled artist ja suudad ennast müüa, siis sa müüd oma plaadid või mis iganes SD-kaardid või lihtsalt streamingu, suudad sa müüa oma fännidele maha. Kui sa seda ei suuda, siis nad ei ole sinu fännid, nad ei kuula sind. Isegi kui nad kuskilt X kohast selle piraadivad, noh, mida sa kaotad? Mitte midagi, nad tegelikult ei kuula su muusikat. Minu meelest see on üsna lihtne värk. Teeks selle asja nii-öelda üsna mustvalgeks. Pole mõtet jätta siukest halli ala kuhugi, et okei, nüüd teeme nii, et mingi protsendi pealt, mingi asja pealt tuleb ikka maksta. Ma leian küll, et tulge mõistusele, siis ongi küsimus, et kuhu me piiri tõmbame. Kas auto läheb maksu alla? Ma kopeerin, panen plaadi masinasse ja kopeerin sellesse autosse selle plaadi ära, mis siis saab? Kas auto on maksu all või ei ole? Vaat ei tea. Et kui hakatakse sellist seadust tegema, kus tekitatakse neid halle alasid, nii-öelda selle seaduse muudatusega, mis tõenäoliselt tuleb, ma eeldan, et see tuleb, siis see ei lõppe hästi. See ei lõppe mitte kellelegi hästi. Seadus on aastast 96. Meil on aasta 2018 ja me vaidleme juba seal, ütleme, viimased kuskil 5 aastat selle tühja kasseti tasu üle, et kas see ikka on õige teema ja nii edasi ja nii edasi. Ja iga aastaga on tegelikult selge, et see asi on nagu jama ja see ei vasta tänapäevale enam. Aga ma ei tea, mida see seadusandja seal mõtleb nagu. Ei ole kuskilt näha uut ja värsket seadust, mis oleks pidanud juba mitu aastat tagasi välja tulema. Mis võib-olla on hea, et ta ei ole veel tulnud, kuna nüüd on nagu selgelt näha, et mingit salvestust tegelikult ei toimu. Ja need 10 meest, kes kuskil salvestavad midagi, las nad siis salvestavad. Aga kogu ülejäänud inimeste käest võtta mingisugust olematut tasu. Euroopa Liidu seadus, millega Eesti on ühinenud ju, on see, et ei või salvestada endale. Tahad, ostad plaadi, ostad mingi muu salvestuskandja, striimid seda. Normaalne. Milles see probleem on? Ma ei näe küll mingit probleemi. Ja nagu ma ütlesin, siis kui sa oled artist ja sa suudad enda toodet nagu normaalselt müüa oma klientuurile nii-öelda, siis sa müüd need plaadid ka ära neile või mingil muul kujul selle. Ja kui sa laed tasuta üles, siis milleks ma pean maksma tasu? Kui suur on see protsent, kes salvestab siis YouTube'ist endale videosid alla? Kus see kaduv väike protsent on? Ma olen kindel, et 99,9% isegi ei tea, et YouTube'ist saad videosid alla salvestada. Nii see on. Ma saan aru, et see seadus õigustas ennast 96. ja veel ka 2006. aastal. Aga pärast seda
on see seadus ikka hakanud muutuma üsna küsitavaks. Alati saab võtta tasu igasuguste asjadest, aga noh, mina kui ütleme lihtne inimene, nii-öelda mees rahva seast, ma ikkagi küll ei taha maksta mitte millegi eest kellelegi raha. Jah, no ma tegin video, ma ostsin näiteks plaadi, ma ostsin selle Laura plaadi, mul on Kaatri plaat, eks ole, noh, mingid siukest värki on ja mingid ineseid, veel mingeid plaate. Et noh, ma ostangi selle plaadi, sest ma leian, et okei, ma toetan seda autorit. Ma toetan seda autorit, samas ta on laadinud oma loo üles YouTube'i. Okei, ma mõtlen, kummast ma vaatan. Ma saan aru, et ma natukene erinen, nagu ütleme nii-öelda sellest üldisest kuulajast, kuna ma leian, et YouTube'ist on kehva kuulata. Noh, see on minu probleem isiklikult, eks ole. Ja kuna 99% inimesi leiavad YouTube'is on väga hea ja sellest piisab või Spotify'st, siis nad plaati ei osta. Aga noh, ma ei oskagi midagi öelda. Siis peaks see artist müüma mingil muul kujul selle loo oma fännkonnale maha. Fännidele, kel ei ole enam plaadimängijaid. Järelikult tuleks müüa muul kujul. Müü siis see Digital Code on selle nimi, kui filme näiteks vaatad. Et saad alla laadida oma digitaalse koopia. Et milles probleem? Müü neid. Ametliku, parima kvaliteediga digitaalne koopia sulle arvutisse. Tehtud. Artisti kuulaja ostab või vaataja ostab selle koodi, laeb endale arvutisse. Kõik on aus ja ametlik. Ja kui artist, ma ütlen veel kord, kui artist ei suuda enda salvestatud materjali oma fännidele maha müüa, et neid ka hiljem kuulata, siis pole midagi teha, siis ta peabki live esinemisi tegema. Ja kui sinna saab ta oma fännid kohale, noh, siis peab sellega leppima. Ma ei näe siin küll variante. See teema, et mingi koopeerimine ja veel mingi piraatluse teema, mis oli kunagi aktiivne ja väga oluline, et ikka sealt kuidagi neid raha saada, unustage ära. Unustage see teema ära. Tooge oma fännid sinna maale, et nad ostavad teie tooteid. Ongi kõik. Suudad seda, oled tegija, ei suuda, no, siis oledki seal mädas. No. Keegi teine ei saa oma töö eest mitu korda raha võtta. Mitte keegi teine. Käid live esinemistel, saad raha ja müüd veel plaate ka, saad veel lisaraha. Noh, jumala hästi ju. Enamik teisi, kes töötavad, ei saa seda teha. Nad teevad oma töö ära, nad saad sellest raha ja kõik. Et noh, läheme samasse kategooriasse ja kui sa suudad lisana müüa siis neid koopiaid, väga hea. See on nii-öelda boonus. Miks see ei võiks siis nii olla? Mis selles imelikku on, ütleme nii? Kui raadio võtab su loo mängida ja mängitab seda lugu, tuntus kuulsus tõuseb, tullakse kontserditele, saab raha. Ma ei näe nagu probleemi. Kui sa oled nii kõva, et sind raadios mängitakse, siis on ju võidus ju. Aga kui palju on neid, keda raadios ei mängita ja kes pole tuntud, neid on ju suurem hulk. Et noh, ma saan aru, et tegelikult probleem tekibki seal nende artistide hulgas, kes ei ole kuulsad ja populaarsed, aga kes nagu tahaksid ka oma muusikat teha, mis iganes asju teha, et nemad ei saa raha. Aga siis ma leian, et see ongi hobi korras. Kui sa ei saa endale lubada teha seda nii-öelda täistöökohana, siis see ongi hobi ja sa teed seda muu töö kõrvalt. Mitte sa ei saa kuskilt autorite ühingult või riigilt mingit teoreetilist nii-öelda raha, milleks sul nagu kas on siis õigus või ei ole, mille pealt elavad, tühja kasseti tasust. No siis on hobi. Siis on hobi. Kui sa teed seda mõmina räppi näiteks ja saad kuulsaks, siis on ju hästi, aga muidu on see hobi. Kui saad sellega kuulsaks ja saad sellega raha teenida, hopa, sa ei pea enam tegema mingit muud tööd, aga seni on see hobi. Väga lihtne ja loogiline, et ma ei näe siin küll mingisugust vastuolu. Et käid muusikakoolis, õpid mingi muusikuks, orkestris esined, mängid pilli, laulad. Et
kui oled hea, siis sul on tööd. Kui ei ole, on see hobi. Ma arvan, et see on nagu lihtne ja loogiline meetod kogu selle asja jagamiseks. Aga okei, pikk jutt nagu öeldakse. Ja mis seal ikka? Kõike head järgmise korrani.